Davai, on teisipäev, järgmine How Tuesday. Kas sina tead, kes on Larry Edgar? Aga kas sa tead, miks ta kuulus on? Kõrged eerid, 8-pack, mis veel? No mina ei tea, kuidas tema oma 8-packi on saanud, aga ma võin sulle õpetada, kuidas teha tabletop'e, nagu tema neid teeb. Läheme otse siis triki peale. Esimese asjana pane kiiver pähe. Teine asi, tee kuiva trenni. Ehk siis sa võid hakata harjutama seda liigutust. Tõmbad ratta endale siia üles. Selleks sa võid siis alustada niimoodi, et sa hoiad ratast enda ees ja siit keerad ratta endale ette. Jälgi seda, et su käsi peab gripi peal liikuma nagu põhjust nagu annaksid mootorrattaga gaasi ainult tagurpidi. Ja lükkad, põhimõtteliselt sa võid nagu, mina täitsa hoian tegelikult niimoodi gripist kinni ja lihtsalt siit lükkan ja lükkad endale kaenla alla. Tähtis on see, et sa lükkad kaenla alla, mitte siia üles, sest siit sa ei saa tegelikult midagi teha. Et ta läheb ilusti kaenla alla ja nüüd on see moment, kus mõni väänab rohkem, mõni väänab nagu otse. Et seal väga vahet ei ole, lihtsalt kuidas ta ise läheb. Lihtsalt lükkad kaenla alla ja ratas peaks siis see lõpuni teed nii-öelda inverdina. Invert on siis üleväänatud tabletop põhimõtteliselt. Siis ta tuleb sul siia vastu õlga. Mõni tuleb jah, vastu õlga teeb rehvi jälg. Valge särk on, näed liiga tuus välja. Nii. Ja järgmine asi on see, et hoiad jalga peal. Tuled siia ja nüüd pead jälgima seda, et su jalg liigub krängi peal. Ta läheb täitsa teistpidi. Nüüd alguses, kui sa teed tabletopi, siis su jalg lihtsalt läheb siia raami vahele. Ja siis tagasi. Ma mäletan, et alguses, kui me õppisime, siis me panime juba jala varem ette ära, aga ma arvan, et see tegelikult ei ole kasu väga. Lihtsalt natukene liigutad jala üles, keerad vahele. Aga tähtis on see, et sa ka tagasi jõuad keerata. Sest kui sa väänad ilusti ära ja maandud ja su jalg on siin vahel, siis juhtub see, et kui sa siia tagumisele jalale rõhku paned, siis jäävad varbad sinna raami ja krängi vahele kinni, võid jala ära murda. Põhimõtteliselt table näeb niimoodi välja, et sa pead, kui sa nüüd teed, sa lükkad ratta ühele poole, ise lähed kehaga teisele poole, ehk siis ilma rattata läheks põhimõtteliselt midagi sellist välja. See on nagu, see on tantsuliigutus. It's all in the hips. Kogu trikk on puusades, on ju? Keerad ära, tagasi. Ja sellepärast on teda otse teha tegelikult palju raskem kui näiteks kvarteris. Et võib-olla on isegi, see on selline üks ainukestest trikkidest, mida on võib-olla isegi loogilisem hakata kvarteris õppima. Ja siis sa lähed õhku ära, jätad ratta sinna paigale ja keerad ise sisse. Lükkad sulle käe ilusti siia vahele. Põhimõtteliselt tehakse ka one-handeriga, kus sa lihtsalt lükkadki selle ühe käega ja tagasi. Põhimõtteliselt jah, teine võimalus, kui sa ei taha kvarteris teha või kui sul ei ole kvarterit, kus teha, siis sa võid näiteks hipis teha. Ja kui sul mingit, ma ei tea, kvarterit või hippi ei ole, siis sa võid täitsa nagu kraadidega, näiteks 3-6-ga teha. See töötab ka suht hästi. Kuna su käed peavad seal suht palju liikuma peal, mõlemad käed liiguvad tegelikult, siis vahepeal tundub, et nagu ilma kinnasta võib parem olla, siis sul on vähem gripis, käed saavad nagu ilusti keerelda seal. Minul isiklikult, kui ma enamiku ajast sõidan kinnastega, siis ma olen ära ja nüüd mul on võib-olla isegi raskem, kui ma võtan kindad ära, sest käsi liigub nagu ülikiiresti. See on küll harjumise asi, aga ma soovitan enne teha ilma kinnastata, et saad selle tunde kätte. Et põhimõtteliselt tabletop loeb, kui ta on sul 90 kraadi, ehk siis nagu niimoodi maa peal. Ja siis on, kui sa üle teed, siis ta läheb inverti. Ja inverdi tunneb ära nagu erinevus on see, et kui sul tavaliselt teipsiga oli see, et sul lihtsalt see üks jalg tuli nagu krängi pealt ära, siis inverdiga ta lööb teise jala ka küljest ära. Kuum asfalt. Ma ei taha siin kaua olla. Igatahes, põhimõtteliselt see on tabletop. Ja nüüd, kui sa siit üle väänad, siis on invert. Ehk siis mu jalg mesutab siin. Ja see on nagu see koht, kus trikk läheb suht jubedaks. Sellepärast, et kujuta ette, kui sa nüüd tuled siit tagasi ja sa peaksid lööma näiteks crankflipid ära või midagi, siis aitab see, kui kett on ülipingu läks. Jah, põhimõtteliselt jah, tasub kett pingule panna, pidurit näiteks vajutada, igasuguseid nippe on selleks või lihtsalt ole pro. Willist saab varsti peekon. Jep. Mr. 8-pack. Põhimõtteliselt saab
ka nii-öelda sissepoole teipsi teha, ehk siis opokraadidega ja see on nii-öelda in-table või vanasti kutsutud seda ka vahvliks, sest sa oled nagu vahveliselt kokku pressitud kuidagi. Kui sa sõidad vasak jalg ees, siis sul peaks ratas minema vasakule poole, parem jalg ees sõites paremale poole, aga põhimõtteliselt sa võid ka opos teha, aga lihtsalt opos ta töötab natuke teistmoodi. Ehk siis lihtsam on see, kui sa võtad esimese jala maha ja siis vähemalt. Noh, selleks sa pead ilmselgelt õppima ka teistpidi liigutama. Ühtepidi oskad, ma arvan, sa saad tegelikult suht kiiresti ka teistpidi ta kätte. Et jah, topo puhul minu meelest tundub, et kui sa oled mõlemad jalad peal, siis ta ei näe eriti ilus välja ja sa ei saa teda nagu päris lõpuni väänata, sellepärast et noh, sa oled nagu kinni seal ja siis sa selleks, et edasi saaks väänata, sest su jalad ei paindu nagu lihtsalt siit kuidagi niimoodi. Teine tantsuliigutus on see, mida sa ei tohiks teha, ehk siis su põlved ei liigu niipidi. Põhimõtteliselt sa keerad enda jala päka peale ära ja siis sa liigud oma põlvi niimoodi nagu külje peale, nagu nad peavadki liikuma. Nagu põhimõtteliselt see asend mitte, et sa nagu siit hakkad väänama. Et niimoodi sa ei saa, sa ei saa lihtsalt kaugele väänata ennast. Ehk siis keerad ära ja siis läheb. Sa võid ka mõelda selle peale, et su põlv peab tulema üle top tube'i ehk siis ülemise selle toru ja kui sa tahad nagu täiesti inverti teha, siis su põlved peaksid kokku minema. Et see on nagu see õige asend, kus sa saad nagu täiesti lõpuni väänata. Ja nüüd, kui sa oled teipsid selgeks saanud, siis sa pead iga teisipäev minema Instagrami ja tegema hashtag #TabletopTuesday ja igal teisel päeval võid teha ka hashtag #TapesForBabes. Nii et näitame tšikkidele, kuidas BMX-iga sõitma peab, millised kõhulihased peavad olema. Aga ka tšikid võivad muidugi teipse teha, täiega tahaks näha neid. Et kui sa oled neiu ja sõid rattaga või tee tõuksiga näiteks või millegi iganes, tee rulaga tabletopi. Ja palun tagi mind, tahan näha. Kas sul oli midagi tegemata enne, kui sa ära lähed? Kui sa seda subscribe nuppu oled vajutanud? Kui oled, siis pane like ka veel. Ja palun koristage ka see asi ära. Prügikasti. Viime selle kõik ära vist. Nii et ole tubli, pane prügikasti ja näeme järgmisel nädalal. Peace!